Kas sa tahad teada, kuidas sult võetakse raha kogu aeg jõuga ära ja see on täiesti seaduslik ja sulle endale isegi kasulik? No siis tere tulemast Videoõpsi ühiskonnaõpetuse tundi. Mina olen Kristo ja täna on meil teemaks maksud. Maksud on selline asi, mille kohta on öeldud, et siin elus pole miskit kindlat peale surma ja maksude. Ometi leidub ikka inimesi, kes küsivad, et miks on makse üldse vaja maksta. Sisuliselt on ju maksud lihtsalt see, et ma lähen poodi, ostan piima ehk maksan oma raha müüjale ja järsku lihtsalt riik hüppab vahele, et oot nüüd ja võtab sealt mingi summa. See on see käibemaks, see KM seal tšeki peal. Jah, et kui see piim maksis sul 79 senti, siis tegelikult maksis see 66 senti, ainult et riik lihtsalt võttis selle osa vahelt. Ja põhimõtteliselt jõuga, sest kui sa keelduksid seda maksmast, siis varem või hiljem sul tuleks tegemist teha politseiga. Ja loomulikult on see täiesti seaduslik, sest need maksud on seadustega kehtestatud. Aga kuidas see kõik sulle endale kasulik on, seda saad ka varsti teada. Olgu, ma tõin praegu poest mingi kauba ostmise näite, aga ega riik ainult ostmise pealt ei võta. Oletame, et sina teed tööd või su vanemad teevad tööd, vahet pole. No, näiteks ehitad maja ja saad selle eest palka. Ja ütleme, et see firma, kes palka maksab, vaatab, et näed, ma saan sinu palga jaoks anda 2000 eurot. Pole iseenesest paha summa, aga siis hüppab vahele riik ja ütleb, et oot, enne maksa mulle. Ja siis jääb siit järgi ainult natuke üle 1100 euro. Ja sa küsid, et mis mõttes riik lihtsalt võtab pool minu raha ära. Iseenesest õigustatud küsimus, aga tegelikult on makse vaja selleks, et riik saaks osutada avalikke teenuseid ja et me saaksime elada normaalses, rahulikus ühiskonnas. Mis need avalikud teenused on? Need on need, mida riik ehk avalik sektor pakub. Noh, näiteks haridussüsteem, riik peab üleval koole, eks ole. Okei, sa küsid, et ma olen rahaboss, ma palkan ise endale õpetaja, mul pole seda riiki vaja. Aga kas sa tahad, et ülejäänud inimesed su ümber oleksid lollid ja saamatud, täielikud loomad? Okei, võib-olla sa tahad, aga samuti peetakse maksurahast üleval tervishoiusüsteemi ehk makstakse palka arstidele ja ehitatakse haiglaid. Kas sa tahad, et kui sa raskelt haigeks jääd, siis keegi sind ravib? No okei, võib-olla sa ütled, et ma lähen eraarsti juurde, maksan talle. Aga maksurahast ehitatakse ka teid, et kas sa tahad kuskile pääseda ka või oled nõus lihtsalt elama kogu elu ühes majas, keset metsa mitte kuskile ei pääse? Okei, võib-olla sa oled, aga tänu maksudele on meil ka politsei ja kohtud ja seadused. Sa ilmselt ei taha elada ühiskonnas, kus keegi võib su heast peast lihtsalt ära tappa, sest politseid ei ole ja pole karta, et keegi kohtusse kaebaks või vangistaks. Ühesõnaga, maksudest pakutakse avalikke teenuseid, haridus, tervishoid, teed, ühistransport, politsei, kohtusüsteem, sõjavägi, makstakse pensione vanuritele ja toetusi ühiskonna nõrgematele. Need on need asjad, mille puhul on aus ja mõistlik, et neid teenuseid osutab või korraldab riik ja et need on kättesaadavad kõigile. Aga kust maksud üldse alguse said? Me võime minna ajas tagasi julgelt vähemalt 5000 aastat, kui mitmel pool maailmas tekkisid jõgede äärde esimesed tsivilisatsioonid. Oli hulk põlluharjaid, igaüks haris oma põldu, iga natukese aja tagant tuli jõgi ja uhus kõik põllud ja majad minema. Ja siis tuli keegi mõttele, et kuulge, teeme koostööd, ehitame mingi tammi, et jõge taltsutada. Ja enne saadigi jõgi kontrolli alla. Siis võib-olla palgati ametisse keegi, kes tammi eest hoolt kandis, igaüks maksis talle väikese osa oma viljasaagist. Ja võib-olla palgati keegi, kes rüüstavate naaberhõimude eest kaitses. Ja niimoodi vaikselt tekkiski riigiaparaat, et tavalised inimesed maksid osa enda toodangust ära ja sellega peeti üleval valitsejaid ja sõdureid. Ja muidugi vahepeal kippus see algne mõte ära kaduma, sest valitsejad hakkasid saatma neid sõdureid lihtrahvalt midagi välja pressima, et meil oleks vaja rohkem vilja. Ja talupojad ei julgenud muidugi sõduritele vastu hakata ja valitsejad said üha rikkamaks ja rikkamaks. Aga õnneks tänapäeval meie elame demokraatlikus riigis, kus makse korjatakse ikkagi selleks, et kõigil oleks ühiskonnas hea elada. Minu meelest võiks maksudest mõelda niimoodi, et kujutlege, et te teete klassi või sõpradega peo. Et midagi söödavat ja joodavat peaks seal laual olema, lepite kokku, et igaüks võtab midagi kaasa. Üks toob juustukuubikuid, üks toob viinamarju, üks toob küpsiseid, üks toob krõpse ja nii edasi. Ja niimoodi saab päris korraliku laua ja korraliku valiku. Ja sealt laualt saab igaüks süüa kõiki asju, mitte ainult enda toodud asju.
Maksudega on samamoodi, et kui igaüks maksab makse, siis riik saab pakkuda palju avalikke teenuseid, millest kõik saavad osa. Igaüks meist paneb raha lauale ja sellest kogunenud rahast saab riigieelarve ja sealt rahastatakse siis avalikke teenuseid, mida me kõik kasutame, nii et raha mõnes mõttes jõuab meieni tagasi. Kui me makse ei maksaks ja igaüks istuks oma nurgas, sööks oma küpsiseid, võib-olla vahetaks ainult ühe naabriga, kellel on viinamarjad, siis oleks suht nukker pidu, eks. Või kui rendite peo jaoks ruumi, siis jagate ju selle kulu omavahel. Igaüks maksab mingi osalustasu. Mõelge siis maksudest ka kui osalustasust või oma panusest, mis te lauda toote. Ja seepärast on muidugi oluline, et igaüks maksaks ilusti makse, sest see on meie kõigi ühiseks hüvanguks. Kui kõik mõtleksid, et ma hiilin kuidagi kõrvale, ei too sinna lauale midagi, küll keegi teine toob need viinamarjad ja küpsised, siis oleks laud tegelikult tühi ja pidu läheks luhta, eks ole. Samamoodi riigiga. Kui keegi ei maksaks makse, siis ei oleks meil kedagi, kes meid raviks või õpetaks, teed hakkaksid lagunema ja nii edasi. Ja ega riik on ka mõelnud selle peale, et inimestel ei tekiks selliseid petumõtteid nii lihtsasti. Need, kes üritavad maksudest kõrvale hiilida, saavad sageli ise kannatada. Võtame näiteks palga. Kui te lähete kuskile tööle, siis võib-olla ütleb keegi teile, et kuule, teeme mustalt. See tähendab, et sulle tehakse ettepanek võtta ümbriku palka. See ei pea olema ümbrikus, see on lihtsalt selline väljend sellise palga kohta, mille pealt ei ole makse makstud. Aga tihti seda makstakse sularahas, et ei jääks jälgi. Aga isegi kui sulle öeldakse, et näed, sa saad selle võrra rohkem raha kätte, see on see raha, mida muidu oleks pidanud riigile maksma, siis sa ise kannatad selle tõttu. Ja neid viise, kuidas sa kannatad, kui töötad mustalt ehk saad ümbriku palka, on päris palju. Esiteks, kui sa töötad mustalt ehk saad ümbriku palka, siis sul ei ole tervisekindlustust. Ehk siis, kui sa satud mingit terviserikke või traumaga haiglasse, siis sa pead ise maksma. Või kui sul on haigus, mille vastased ravimid on väga kallid, siis sa pead maksma täishinda. Enamike ravimite puhul on ju nii, et ravikindlustatud inimeste eest maksab riik suure osa kinni. Mõnede ravimite puhul 50%, mõnede puhul isegi 90%. Ja need ei ole väiksed summad. Ravimid võivad maksta sadu, isegi tuhandeid eurosid. Rääkimata sellest, et kui sa jääd haigeks, siis ei maksta sulle haige olemise ajal mingit tasu. Teiseks, kui sa tahaksid puhkust, siis ausalt töötav inimene saab aastas vähemalt 28 päeva puhkust nii, et talle makstakse tasu edasi. Aga kui sa töötad mustalt, siis sa ei saa kas kunagi puhata või siis sa võtad palgata puhkuse. Kolmandaks, kui sul tekib mingi vaidlus tööandjaga, siis kui sa teed mustalt, mingit lepingut ei ole, siis kui tööandja näiteks ei maksa palka välja või ta, sunnib tegema siin mingit ohtlikku tegevust, siis kui sa sellisel juhul lähed riigile kaebama, et vaata, mis ta minuga teeb, siis tööandja võib öelda, et mina ei tea midagi, see inimene ei tööta meil. Ja riik on nagu, et ma ei saa ka midagi teha, pole mingeid tõendeid, et sa seal töötad. Neljandaks, kui sa kunagi tahad osta näiteks kodu, lähed panka laenu küsima, sissemakse on kenasti olemas, aga siis pank ütleb sulle, et kuule, ma vaatan maksuametist, et sa ei saa üldse palka, et kuidas sa kavatsed laenu tagasi maksta. Sest pangad vaatavad inimese ametlikku sissetulekut ja kui sul seda ei ole, siis ei ole eriti lootust laenu saada. Viiendaks, võib-olla tahad sa kunagi luua pere ja saada lapsi. Ja tahaks saada vanemahüvitist ka, sest keegi peab ju väikese lapsega kodus olema, sest päris raske on tema kõrvalt tööd teha, eks ole. Neil, kes said ametlikku sissetulekut, on elu enam-vähem ilus. Nad saavad vanemahüvitist sama palju, kui nad said enne lapse sündi palka. Aga kui sul ametlikku sissetulekut polnud, siis saad vanemahüvitise miinimumi ehk kõige väiksemat võimalikku summat. Kuuendaks, kui sa kunagi jääd pensionile, siis kui sa tegid kogu see aeg mustalt tööd, siis sa saad ka pensioni oluliselt vähem kui need, kes maksid ausalt makse. Et kui sa tahaksid pensionärina mööda maailma reisida, siis mustalt töötades ei mängi see hästi välja. Ma loodan, et sellest loetelust juba piisab, et saada aru, et ei ole mõtet rikkuda oma elu ära mustalt tegemisega, vaid tuleks maksta ausalt makse. Nii et kui sa peaksid kunagi tööle minema, siis sul on lihtne viis vaadata, kas su pealt ikka makstakse makse või ei maksta. Selleks tuleb minna e-maksuametisse ja vaadata, kas sa oled töötamise registris registreeritud või mitte. Niisiis, maksude maksmine on sulle endale kasulik, sest sa saad ise kasu avalikest teenustest. Seepärast on enam-vähem kõik inimesed ka nõus, et makse on tegelikult vaja. Aga saatan peitub alati detailides, nagu öeldakse, sest põhiküsimus, mille pärast on poliitikas ammust ajast vaieldakse praegu ja jäädakse ilmselt ka tulevikus vaidlema, on see, et kui palju peaks riik makse koguma ja millised need maksud peaksid olema.
Sellest räägime juba ühes teises videos ja ühtlasi tutvustame seal, milliseid makse on üldse olemas. Aga mida me siis täna õppisime? Esiteks, riik kogub makse paljude tegevuste pealt, näiteks käibemaksu poes müüdavatelt kaupadelt või tööjõumakse tehtavalt töölt. Teiseks, maksudega võetakse inimestelt nende raha ja antakse riigile. Kolmandaks, samas on maksud vajalikud, et riik saaks pakkuda avalikke teenuseid, näiteks haridust, tervishoidu, politseid ja riigikaitset. Avalikest teenustest saavad kasu kõik, ka sina ise. Neljandaks, kui sa lähed tööle, veendu, et sinu töö on registreeritud ja selle pealt makstakse ausalt makse. Mustalt töötamine on sulle endale kahjulik, sest nii jääd sa ilma tervisekindlustusest ja puhkusest, oled kaitseta vaidluste ja traumade korral ning sul on kehvemad väljavaated saada pangalaenu või vanema hüvitist. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja sa tahad rohkem selliseid näha, siis vajuta telli, otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti oma sõpradele, sugulastele, tuttavatele ja anna meile kindlasti teada, et milliseid teemasid me sinu arust võiksime järgmiseks käsitleda. Praegu aga nägemist ja järgmise korrani!